hakkame siis vaikselt peale, siis ühe korra veel, mina olen Karine, minuga on siin ninakirurg Erik Luht, me räägime täna ninakirurgiast ja tegelikult, kui me räägime ninaoperatsioonidest üleüldiselt, siis selle operatsiooni tegemise tahtmise taga võib siis olla probleem, mis võib olla siis seotud nii-öelda esteetilise poolega, aga võib-olla seal on siis midagi, mis tegelikult tervist nii-öelda kahjustab või teeb olemise keeruliseks, et räägime mõlemast poolest. Ma kohe küsiksin, et kummaga rohkem teie poole pöördutakse, kas iluvigadega või siis nende praktiliste tervisepõhjuste tõttu? Rohkem pöördutakse just funktsionaalsete probleemidega, et töötan Ida-Tallinna Keskhaiglas ka ja et seal käib siis rohkem ninafunktsiooni probleemide käsitlemine. Et jah, nina hingamistakistus, norskamine, kroonilised ninahaigused ja nende siis kirurgiline lahendamine ka. Aga millised on need sellised peamised iluvead, millega siis pöördutakse ühe arsti juurde? Kõige sagedamini esineb siis nina kühmu, aga ka nina tipu esteetilised probleemid, et näiteks lai tipp, siis ka kõverused, ebasümmeetria, et nendega võib-olla kõige sagedamini. Ja ka nina tipu puhul, et näiteks ebasümmeetria, et sellised probleemid on kõige sagedasemad. Sina oma töös oled näinud hulgi erinevaid ninasid ja kuulnud neid patsientide soove, et milline on siis see ideaalne nina? Päris ideaalset nina tegelikult ei saa öelda, et eksisteerib. Et nina peab olema harmoonias kogu ülejäänud näoga. Et mis sobib ühele, ei pruugi sobida teisele. Ja sellepärast jah, et me ei saa nagu hinnata nina kontekstist väljas. Küll aga on mõned sellised läbivad jooned või tunnused, mida esineb rohkem siis ninadel, mida loetakse ilusateks. Et sümmeetria, siis hästi defineeritud tipp, mitte liiga lai ninaselg, samas mitte liiga kitsas. Ja siis on üleminekud nina tipult nina sõõrmetele, et sellist ühtlast üleminekut sõõrmele loetakse ka kenaks, et paljude ninade puhul on sellised jooned eelistatud, aga et iga nina on eriline ja individuaalne ja tuleb ka vastavalt siis hinnata, et sellist ühte ilusat ideaalnina, et sellist šablooni nagu võtta ei ole. Võib-olla ma kohe küsikski siia juurde, et inimestel ju soovid on erinevad, aga tegelikkuses, kuidas see nina nüüd ikkagi tervet seda näo proportsiooni muudab, et millega tuleks siis tegelikult arvestada, kui ühte nina korrigeerida? Ütleme veel üks tunnus heal või sellisel ilusal ninal, et ta peab harmooniliselt sobima ülejäänud elementidega. Et selles mõttes ka ninakirurgia eesmärgiks peaks olema nähtamatu nina. Selles mõttes, et ta ei torka silma, ei ole aru saada, et samas, et oleks seda nina opereeritud, et just see harmoonia ülejäänud näoelementidega, et ta peab olema proportsioonis otsmiku, lõuaga, põsesarnadega, suu, silmadega, et see on hästi individuaalne. Ma vahepeal tuletan meie kuulajatele ka meelde, et kui teil on küsimusi, siis julgelt kirjutage, et mina saan siis need ette võtta ja teie küsimused saavad kindlasti vastused, nii et ärge üldse kartke küsimusi esitada. Lähme aga edasi, kui me juba räägime siin sellest ninaoperatsioonist ja sa kirjeldasid, missuguseid ninasid soovitakse ja mida soovitakse muuta, siis milliseid osi tegelikult üldse nagu selle ninaoperatsiooniga muuta saab ja mida muudetakse?
No muuta saab kõiki ninaosi ja pisut ka naaberstruktuure, et ka näiteks ülahuule asendit on veidi võimalik ninaplastika käigus mõjutada. Et kõiki osi, nina selga, nina tippu, sõõrmeid, sõõrmete kuju ja ka nina siseseid struktuure, et nina vahesein on ka väga oluline välisnina tugistruktuur. Ja et kui me enne rääkisime siin nina funktsiooni häiretest, siis paljud patsiendid võivad olla ka nüüd nina vaheseina kõverdusega näiteks, aga kaasuvana sooviksid muuta nina välist kuju. Teinekord väga väljendunud nina vaheseina kõverusega võib kaasas käia ka nina väline kõverus. Ja nüüd on oluline, et kui nina vaheseina lõikust rahastab haigekassa, et siis patsient, kui ta varem enne ilulõikusele tulekut teeb selle nina vaheseina lõikuse kusagil haigekassa raha eest ära, haigekassa rahastusega, siis see võib tegelikult teha karuteene hilisemale plastilisele lõikusele, et nina vaheseina kõhr on ka oluline allikas, materjali allikas nina välise kuju muutmiseks, et see ninaplastika võib kujuneda keerukamaks, kui nina vahesein on varasemalt opereeritud. Et kellel on teada vaheseina kõverus või nina hingab ebasümmeetriliselt, et siis tasub selle peale mõelda ja mõttes ka nina välise kuju korrigeerimine. Me oleme nüüd sellest esteetilisest poolest rääkinud, aga räägiks natukene sellest ka, et millised on need tervise aspektid, mida siis parandada soovitakse või mida siis operatsioon parandaks? Jah, no eks ongi nina hingamise häired põhiliselt, mida siis ninaplastikaga saab korrigeerida. Nüüd, mis just puudutavad välisnina rohkem, võib olla ninaklapi kollapsi või ninasõõrmete siis sellist sisselangemist hingamise käigus, et selle korrigeerimine on just otseses seoses ka nina väliskuju muutmisega, ja kui on varasemalt opereeritud nina, siis tüsistusena võib tekkida hingamistakistus just ninaklapi, selle nina eesmise osa sõõrmekompleksi ahenemisest, et seda on ka korduslõikusega võimalik korrigeerida. Aga kuidas ma saan tegelikult aru, et võib-olla ma kuidagi olen nii harjunud sellega, et ma isegi tegelikult ise ei pane tähele või ma ei oska selle peale tulla, et probleem on tegelikult minu ninas, et mis võivad olla need näitajad, ma ei tea, kas mingi peavalu, halvemini magamine, mis need sellised sümptomid või näitajad on, et ma võib-olla ei saa oma nina kaudu piisavalt palju hapnikku? No üldiselt ikkagi inimesed tunnetavad seda, aga nina hingamine on ka uuringuga mõõdetav, et me saame teha rinomanomeetria uuringu, kus on objektiivselt siis näha, millised, kui hästi läbitav see nina on. Aga sa põgusalt ka mainisid tegelikult sellist mure nagu norskamine, et kuidas, kas ja operatsioon siis selle vastu? Jah, et päris palju patsiendid käivad konsultatsioonil, kellel on norskamisega probleeme, ja on soov siis lahendada seda ninaoperatsiooniga. Et siin on nüüd oluline, et mis on juhtiv faktor sellel norskamisel. Et kui see on just obstruktsioon või takistus ülemistes hingamisteedes ja ninas, ja nüüd me ka tuvastame siis
hingamistakistuse ninas, siis see võib lahendada norskamisprobleemi ka. Aga kui me seda seost ei suuda luua, on mõni muu põhjus, ülekaal näiteks, uneapnoe, et seda ei pruugi me olla võimelised ninaoperatsiooniga ravima, aga et kindlasti jah, tasub uurida selles osas ja kui on norskajal nina hingamise takistus, mida saab operatsiooniga ravida, siis kindlasti seda teha tuleks. Sa töötad igapäevaselt ka Ida-Tallinna Keskhaiglas, et kuidas see ninaoperatsioon, kas on haiglas pigem harv nähtus või see on selline sage protseduuroperatsioon? Jah, Ida-Tallinna Keskhaiglas nüüd ninaoperatsioon, et see on väga lai mõiste, et ninaplastika siis võib-olla meil tänase intervjuu kontekstis, et ninaplastikat funktsionaalsel kaalutlusel ehk siis just ennekõike nina hingamise korrigeerimisel ma teengi Ida-Tallinna Keskhaiglas. Ja seda ikkagi tuleb päris sagedasti ette, et on siis võib-olla kõige rohkem traumapatsientidel, kellel siis on sellist välise nina korrigeerimist ka vaja selleks, et parandada nina hingamist. Aga et siin on nüüd ninaplastika puhul oluline, et just, et mis selle operatsiooni eesmärk on, et kui nüüd ikkagi olulisem on just see esteetiline pool, nina välise kuju muutus, siis on tegemist tasulise ilulõikusega. Et selles suhtes haigekassa ei rahasta nüüd näiteks nina vaheseina korrigeerimise puhul, et me eemaldaksime sellelt ninalt ka küüru, et see nagu sellise funktsionaalse kirurgi alla ei lähe. Et jah, aga et ITK-s ma teen veel ka endoskoopilisi ninalõikusi, mis just on funktsionaalse kaalutlusega ja kroonilise sinusiidi raviks vajalikud lõikused. Et jah. Aga millised lõikused siis igapäevaselt kõige rohkem teed? Igapäevaselt kõige rohkem, jah, raske niimoodi välja tuua, et ongi võib-olla siis endoskoopilised ninalõikused, ninaplastika, ITK-s rohkem siis funktsionaalsel kaalutlusel, siin siis esteetilisel kaalutlusel, aga ma tegelen ka kõrva mikrokirurgiaga, et siis kõrvaoperatsioonid ITK-s, et need on võib-olla minul kõige sagedasemad lõikused, et nina vaheseina plastikad muidugi, et neid on päris palju funktsionaalsel kaalutlusel. Kohe küsin selle nina vaheseina kohta, et kas seda nina vahesein võib olla tegelikult viltu, siis eks ole traumajärgselt, aga kas on ka sellist varianti, et oledki sündinud nii-öelda viltuse nina vaheseinaga? Ja kusjuures enamus patsiente on kaasasündinud vaheseina kõverustega, et see trauma tagajärjel tekkinud kõverused on ikkagi pigem vähemuses. Vähemasti minu praksises on see niimoodi, et jah, teinekord võib ka olla niimoodi, et mingi väiksem trauma juhib patsiendi tähelepanu nina hingamisele ja patsient siis avastab selle poolte erinevuse, aga et hiljem nüüd vaatlusel ja uuringutel selgub, et see kõverus on seal juba varem olnud tegelikult, et see ei ole trauma tagajärjel otseselt tekkinud, võib-olla natukene võimendunud. Aga räägi siis ninakirurgiks saamisest ja kogu selleks ettevalmistusest, kui palju tuleb ennast tegelikult siis täiendada ja koolitada ka pärast kooli lõppemist? No see on kestev õpe selles suhtes, et nüüd ninaplastika seisukohalt see on sisuliselt ikkagi tuleb ennast pidevalt koolitada, et nüüd iga-aastaselt ma ikkagi püüan võtta mõne suurema koolituse sellel teemal,
nüüd koroona ajal ei ole võimalust välismaal olnud käia, aga et jah, see on nagu kestev õpe selles mõttes ja enda tasemel hoidmine, et enda täiendamine, koolitamine on kindlasti oluline, et mul on hea õpetaja isa näol, kes teeb ka neid operatsioone ja kellega me oleme palju koostööd teinud ja kes on võimaldanud minul võib-olla kiirendatud korras ninaplastika võtted omandada. Korraks ma vaatan, meil on tulnud siin ka teade, et ei kuule, korraks oli selline teade, et võite anda märku meile vestluses, et kas te kuulete meid kenasti või kui kellelgi on mingit muret, et andke teada, et ei juhtuks niimoodi, et me siin ilma helita vestleme, sest me tahame teile ikkagi jagada Eeriku kogemust kirurgina siis ninaoperatsioonide vallas. Aga meil on vahepeal tulnud ka üks vaataja küsimus, et kui nina vahesein on kõver, aga sooviksin plastikat ka, siis kas pool või vaheseina osa tasub ikkagi haigekassa, mis suurusjärgus see summa on ja millisesse hinnavahemikku jääb suurem ninalõikus? Et jah, kahjuks meil praegu sellist süsteemi ei ole, kus me saaksime nüüd kasutada ilulõikuse osana haigekassa rahastust, et selles suhtes jah, et ta on kas tasuline lõikus või siis haigekassa rahastusega lõikus, aga et mis on ikkagi peamiselt nina väliskuju korrigeeriv operatsioon, aga millega koos me teeme nina vaheseina plastika, et siis see on ikkagi tasuline lõikus. Vahemik on kuskil 3500 eurost kuni 5000, nii et sõltuvalt siis operatsiooni raskusastmest. Meil on veel küsimusi. Kas võib öelda, et Eesti kirurgid on maailma tasemel? Jaa, absoluutselt. Et täiesti. Lühike konkreetne vastus. Aga siin on küsitud täpsustusena veel juurde ka, et Eerik, kas sina nõustud, et ninakirurg on kunstnik ja ainult õppimisest siin ei piisa, vaja on ka andekust? Jaa, täiesti nõus, et see on komponent ja ninaplastika puhul on ka kirurgi eelistusel ja nüüd harjumusel ja kogemusel oma osa, et ühe defekti lahendamisel on mitmeid eri võimalusi, et sisuliselt on, see on nagu malemäng, et sama probleemi saab lahendada mitut erinevat viisi, et milline võte, kas nüüd on jällegi olemas üks õige võte, päris nii ei saa öelda, et see on kirurgiti erinev, aga et hea tulemuse või isegi sama või sarnase tulemuse me võime saavutada erinevate võtetega. Küsin veel, meil on väga hea meel, et te olete hakanud aktiivselt küsima, küsige julgelt. Mina muudku siis Eerikult neid küsimustele, küsin ka vastuseid. Kas, kui tulla nüüd Health-kliinikusse sinu juurde konsultatsioonile, kas neid tehtud töid saab ka näha? Ja ikka saab, et praegusel hetkel osa tehtud töödest on ka Health-kliiniku kodulehel olemas, minu Instagrami lehel on neid pilte üleval, et neid on internetis leida ja see täieneb pidevalt, et kes on andnud loa enda piltide kasutamiseks, et neid ma ka eksponeerin. Mille järgi peaks ninakirurgi valima? Mille järgi peaks ninakirurgi valima? Ma arvan enda sisetunde järgi, et käia konsultatsioonidel ja selle põhjal otsustada. Nii, aga ninaplastika operatsioone on väga erinevaid, aga mis on maksimaalne, minimaalne, keskmine aeg, mis tuleb veeta nii-öelda haiguslehel enne, kui saab siis naasta oma tavapärasesse tööellu? Jah, see sõltub sellest, et mis tööd te teete
ja sageli või enamasti ninalõikuste järel, ninaplastika järel on nina peal lahas ja on nina hingamine häiritud niimoodi, ütleme, suuremal määral siis 10 päeva. Et 10 päeva kuni 2 nädalat tuleks arvestada, et on töövõimetud perioodi ninaplastika järel. Et teatud määral nina hingamise takistust võib olla siis kuni 4 nädalat peale lõikust. Ja nüüd sinikad on kadunud tavaliselt 2 nädalat lõikusest, nagu ka suurem turse lõikuse järel, aga selline väiksem punetus ja turse võib püsida ka kauem, aga see ei ole nüüd eluhäiriv ja ei sega tööd, et tavaliselt 2 nädala pärast. Nii, siin on tulnud üks küsimus veel sellise reaalse probleemiga. Kui krooniline ninakinnisus on kestnud aastaid ja inimene kasutab pidevalt nohurohtu, et üldse hingata saaks, kas lahenduseks on nopp? Ja kuhu peaks pöörduma, et jõuda õige spetsialisti juurde? Tähendab, kui nüüd patsient on kasutanud sellist käsimüügi nohuravimit, mis teeb kiirelt nina lahti, et siis selle esmane ravi kindlasti ei ole kirurgiline, et tegemist on sisuliselt sõltuvusega ja ninakinnisus on selle sõltuvuse võõrutusnähuks. Et kõigepealt on vaja sellest spreisõltuvusest vabaneda. Et see võib võtta aega kuskil 3 kuni 6 kuud, mõnikord ka kauem ja siis on võimalik määrata asendavaid ravimeid, mis neid sümptomeid aitavad leevendada, aga kindlasti esmavaliku ravi kirurgiline ei ole sellisel puhul. Aga ta on küsinud veel juurde ka selle, et kuhu ta peaks pöörduma, et üldse õige spetsialisti juurde jõuda, et perearst on seni olnud kasutu. Kõrva-nina-kurguarsti vastuvõtul ikkagi. Läbi selle. Järgmine küsimus on, et kui tõetruult saab ette ennustada enne 3D-s tehtud tulemust, räägime korraks lahti selle 3D tulemuse kõikidele jälgijatele võib-olla. Tähendab, et see on siis nüüd, ütleme, fototöötlusi enne operatsiooni, et kindlasti fototöötlusega 100% ette ennustatav ninaplastika tulemus ei ole, et neid muutujaid selles operatsioonijärgses paranemises on liiga palju, aga me saame, ütleme, paika panna suuna ja mõnikord me saame, ütleme, päris täppi selles mõttes tulemusega, aga et see on teatud nagu määramatus sellel puhul jääb, et fototöötlus kindlasti garantiid ei anna, aga ta näitab nagu eesmärki, mille poole me püüdleme. Nii, järgmine mure. Selline küsimus. Patsiendil on nina vahesein traumajärgselt kõver, sellest tulenevalt kaebuseks tugev norskamine. Tuvastatud ka kerge uneapnoe ja lisaks kõigele on patsient müasteenia gravise haige. Kuivõrd ohut oleks sellisel patsiendil taolist lõikust läbida tema kroonilist haigust arvestades? Jah, et siin peaks andma hinnangu ka narkoosiarst, et milline on sellega seotud anesteesiarisk. Et nina vaheseina, kui on ikkagi selline arvestatav kõverus ja ka obstruktiivne uneapnoe, sellest lähtuvalt, et siis tuleks seda lõikust ikkagi kaaluda. Aga et siin ühest hinnangut ma praegu ei annaks, et tuleks ikkagi tulla vastuvõtule, et on võimalik täielikult süveneda kõikidesse terviseandmetesse,
aga ma arvan, et see lõikus võiks ikkagi võimalik olla. Mitu protsenti inimestest ei jää keskmiselt siis tulemusega rahule, et mitte ainult teie praktikas, aga niimoodi üleüldine selline keskmine? Üleüldine keskmine. Ninaplastika puhul on keskeltläbi ja minul ka, ma ütleks, samamoodi korduslõikusi kuskil 20%. Et ja teinekord võib isegi ka olla niimoodi, et patsient on rahul, aga kirurg võib-olla ei ole nagu 100% rahul, aga et jah, kui korduslõikuste järgi vaadata, et siis 20%. Nüüd jah, teinekord ka korduslõikus ei ole midagi sellist, mida kartma peaks, et vahel tuleb ette ka, et teatud, ütleme siis etapilisust ninalõikuste puhul, et me teadlikult jätame mingi potentsiaalse defekti, või ütleme siis potentsiaalse aspekti, mis ei pruugi olla probleemiks lõikuse järel, aga võib, jätame lahendamiseks teises järgus. Et selles suhtes jah, kuskil 20%. Nii, siis selline intrigeeriv küsimus, kes peale teie on top 3 ninaplastikakirurgi Eestis? Jah, selle ma jätan nagu patsientide enda otsustada, et ma ka niimoodi kavalalt ei vasta sellele päris konkreetselt, aga et meil siin palju Eestis neid kirurge ei ole, et sisuliselt ühe käe sõrmedel võib-olla jah, umbes selles suurusjärgus. Nii et kõik mahuvad tegelikult toppi. Nii, aga teie julgelt kirjutage veel küsimusi, kui neid on. Ma vahepeal võtan siia vahele ka mõned enda ettevalmistatud küsimused ja me rääkisime sellest ninakirurgiks õppimisest ja kogu sellest ettevalmistusest ja sellest, et see on üks lõppematu protsess, kus sa tegelikkuses kogu aeg ennast arendad ja koolitad. Aga kuidas nina opereerimine on ajas muutunud? Sinul endal on nüüd residentuuriga koos üle 8 aasta juba, eks ole. Et kuidas see on ajas muutunud selle aja jooksul, kui sina tegev oled olnud? Selle aja jooksul võib-olla mitte nii palju, aga ikka, et aastate jooksul on olulisi arenguid ninakirurgias toimunud või siis sellistes mainstream suundades, mida kasutatakse, et kui võib-olla siin mõnekümned aastad tagasi olid väga populaarsed sellised nagu kõhretrantsplantide lisamine ninale sisuliselt või sellega ninale vormi andmine, et siis tänapäeval on see pigem nagu muutunud ja rohkem just niisugusele nina struktuurile või tugikarkassile peenemalt pööratakse tähelepanu, aga et on ka tulnud selliseid minimaalinvasiivseid lähenemisi just viimasel ajal, et mis on siis kinnise ninaplastika meetodite alla kuulub, kus siis säilitatakse nina teatud oma kontuuri, ninaselja puhul näiteks, ehk siis ninaselg või ninaselja silepind säilitatakse ja muudetakse ninakuju just selle alustruktuuri kaudu. Et see on selline viimase aja nagu palju räägitud ninaplastika võte, aga et ta ei ole kõigil rakendatav, et see on valitud osa patsientidest, et sellised just ninaküüruga ja sileda ninaseljaga patsiendid, kelle puhul see on hästi rakendatav, et iga suuna puhul tuleb just valida, et kellele ja mil määral meetodeid rakendada.
Aga kui me nüüd räägimegi juba sellisest valikust, et kuidas ja kellele mida rakendada, siis võib-olla sa natukene räägiksidki sellest eelsuhtlusest, mis on siis kirurgi ja patsiendi vahel enne operatsiooni, et kuidas sa välja selgitad üldse, et mida patsient ootab ja kas seda üldse on võimalik ka tegelikult teostada? Jah, et see on hästi oluline, et selgitada välja patsiendi soovid ja oluline osa sellest on siis operatsioonieelne konsultatsioon, mille käigus ma teen ninast seeria fotosid ja selgitan ka siis, milliseid patsient ise selgitab, milliseid muutuseid ta soovib. Mina omalt poolt, mis oleks võib-olla nagu sobilik ja võimalik teostada. Ja patsient ise saab siis hiljem kodus analüüsida veel üle neid standardseid fotosid oma näost ja ninast ja sinna joonistada ja märkida täpselt juhendi järgi ära, milliseid muutusi me peaksime tegema. Ja nende alusel saame me siis teisel visiidil täpselt kaardistada, et millised muutused, mis meetodit on selle saavutamiseks kõige parem kasutada. Et jah, minu praktikas 2 visiiti, fototöötlused. Ma teen siis ka ise omalt poolt tihtipeale fototöötluse, et mis oleks prognoositav tulemus. Et teinekord on ka valikuvariandid seal ja niimoodi. Aga kui tihti juhtub seda, et sinu juurde pöördub inimene, kes soovib teha ninaoperatsiooni, aga tegelikkuses on see nina täiesti normaalne ja korras? Jah, ikka juhtub jah, et nina juba on ilus ja on harmoonias ülejäänud näoga ja et neid muudatusi minu hinnangul ei peaks tegema, et jah, tuleb ka selliseid juhtumeid ette. Aga kui tihti siis on sinu praktikas tulnud seda ette või tuleb ette, et peadki ütlema soovijale ei, et sa ei ole nõus seda operatsiooni tegema? Mul on mõned sellised juhud, et kus ma lihtsalt ei ole, me ei saavuta nagu seda üksmeelt patsiendiga, et mida peaks nina juures muutma. Nii, meil on vahepeal tulnud ka küsimusi. Kui kaua üks ninalõikus kestab, kui vaja korrigeerida põhimõtteliselt kõike? Jällegi seda on nüüd niimoodi raske ennustada, aga üldjoontes ninaplastika kestus sellisel tüüpilisel juhul on vahemikus 2–4 tundi. Kui nüüd on keerulisema juhtumiga tegemist ja näiteks on kuskilt vaja võtta ka transplantaadi materjali, ehk siis nina kuju muutmisel on kõhrematerjal väga oluline ja teinekord ei pruugi seda ninas endas piisavalt olla ega nina vaheseinas, et on näiteks vaja seda võtta juurde kas siis kõrvalesta kõhredest või raskematel juhtudel ka roide kõhrest, et see juba oluliselt pikendab operatsiooni aega, et roide kõhre transplanteerimisega ninaplastika 6 tundi ei ole midagi ebatavalist. Ja nüüd on küsimus sellise paljude inimeste suure hirmu kohta, et kas anesteesiaga on ka kunagi muresid olnud ja milliseid? Minu praktikas ei ole anesteesiaga mingeid suuremaid probleeme olnud, et anesteesia üldnarkoos tänapäeval on suhteliselt ohutu ja pigem on see olnud näiteks niisugused kergemad probleemid nagu operatsioonijärgne iiveldustunne, et seda on olnud, aga mingeid tõsisemaid probleeme küll mitte.
Me põgusalt juba rääkisime sellest paranemisest ka, aga veel on tulnud üks kuulaja küsimus, et kui kaua paraneb ninaoperatsioonist ja millal siis võib näha lõplikku tulemust? Jah, väga hea küsimus, et nagu me rääkisime, ka see esmane paranemine on siis nüüd 2 nädalat, selline lahase all olemine, sinikad, suurem turse, aga selline kerge turse nüüd opereeritud piirkonnal, nina seljal, nina tipul võib püsida mitu kuud isegi. Ja päris lõplik tulemus või mida me saame öelda, et nüüd nina enam oluliselt ei muutu peale lõikust, on aasta peale lõikust. Et siis on see paranemine lõplik. Et ütleme, ta on juba ligilähedane ka 2 kuud peale lõikust, aga päris lõplik tulemus on aasta. Et ja tegelikult ka hiljem, kui me vaatame opereeritud nina 5 aastat peale lõikust, 10 aastat peale lõikust siin, siis ka siis on teatavad muutused täheldatavad, et see tuleb lihtsalt asjaolust, et armi kootumine või armi kokkutõmbumine väga vähesel määral toimub ka hiljem. Nii, sa mainisid ka seda, et sinu enda kirurgikarjääri jooksul on olnud mõned üksikud korrad, kus sa oled öelnud patsiendile ei, et operatsioonist on siis nii-öelda, olete loobunud kahepoolselt seda ei tee. Aga missuguseid põhjuseid veel on, miks ei ole võimalik teha operatsiooni? No erinevad põhjused selles suhtes, et kas siis mõnest raskest kaasuvast haigusest tingitud, mis ütleme, põhjustab suurema anesteesiariski, või siis on ka psühhiaatrilisi probleeme, mis on iluoperatsioonide vastunäidustuseks. Et keha düsmorfne häire näiteks on üks selline psühhiaatriline haigus, mille puhul ilukirurgia igasugune tegelikult on vastunäidustatud. Et see on kirurgi ülesanne see eelnevalt ära tunda ja sellisel juhul mitte opereerida. Et see on siis haigus, mille puhul ütleme, me ei saagi saavutada kunagi sellist tulemust, mis oleks siis nagu patsiendile rahuldust pakkuvat. Küsin sellise kompromiteeriva küsimuse ka, et millised on need kuulsad ninad, mida kõige rohkem tahetakse, et mõne kuulsuse nina, mis on siis selline ideaalne ja populaarne, kelle pildiga tullakse sulle niimoodi? Jah, vahel tullakse piltidega ka, ma nüüd ei orienteeru kuulsustes niivõrd hästi, et ma kohe peast ei oskagi öelda, et jah, Nicole Kidmani. Ma just tahtsin öelda, minu teada temast räägitakse alati, et on see näite. Ei, on tuldud piltidega ja selles suhtes teinekord võib olla see, et see soovitud nina ei pruugi sobida siis patsiendi näoga, siis me saame selle operatsioonieelse hindamise käigus nagu selgitada, et jõuda sinna sobiva variandini, ütleme siis niimoodi, et neid näiteid arvestades. Aga näidete toomises ei ole midagi halba, et iseenesest. Aga ma toon näiteks ennast näiteks, et kui mina nüüd tuleksin sinu juurde konsultatsioonile selle Nicole Kidmani pildiga, kas mina võiksin endale saada sellise nina? See nüüd hästi vaatad lihtsalt peale, on ju hästi üldiselt. Jah, me ikkagi peaksime tegema pildid, hindama. Nii lihtsalt see ei käi. Ma nüüd kiirelt meenutan, et Nicole Kidmani nina detaile. Mulle tundub täiesti teistsugune ja ma ise tegelikult ei näe seda oma näos. Pigem mitte, jah. Et see näiteks ongi praegu ausalt, seda mulle öelda, tegelikult minu näo. Me peaksime vaatama seda just ka piltide põhjal ja detailselt hindama.
Nii et ikkagi selline mitmesammuline. Ei saa päris öelda jällegi kategooriliselt, et see ei sobi, aga et me peaksime hindama just detailide kaupa, et mingid elemendid Nicole Kidmani ninast näiteks, miks mitte. Aga et siin on võib-olla ka et kui me tuleme nüüd erinevate ninatüüpide juurde või et mis kellele sobib, et siis on ka selliseid mõnes mõttes nagu rusikareegleid, et näiteks nüüd tipu asendi mõttes erinevus näiteks meeste ja naiste ninade vahel, et naistele pigem sobib selline natukene püstakam ninatipp ja kas sirge või natukene lohkus ninaselg ja meesterahvastele näiteks kas sirge või natukene kühmus. Et sellised teatud nagu tüpaažid on olemas ja sama ka väiksemate detailide puhul saab siis näo ülejäänud struktuuridega kooskõlastada, et milline see hea tipuasend ninaselja kuju just oleks. Aga kuidas ennast ette valmistada, kui on soov tulla siis ninakirurgi juurde konsultatsioonile, et mis tuleks läbi mõelda, millega tuleks arvestada? Jah, ma arvan, et enda jaoks rahulikult just läbi mõelda ja analüüsida siis oma nina detailselt, et mis täpselt need muutused oleks, et ega muud ei oskagi soovitada, et võib-olla siin on oluline see, et mitte hinnata nina ka nüüd lähedalt tehtud piltide alusel. Et see on võib-olla see, mida ka kiputakse tegema, et tänapäev kõigil on telefonid taskus, selfisid palju, aga selfie viga on selles, et ta on tehtud üsna lähedalt ja lainurkobjektiiviga. Ja seal on paratamatult moonutus. Kuna see objektiiv on ninale lähemal kui ülejäänud näole, siis nendel selfidel kõik ninad tunduvad natukene suuremad. Ja sisuliselt, nüüd ütleme selline tavaline suhtlusdistants on natukene kaugem. Ja et võib-olla et on selliseid soove nina vähendada võib-olla tänu sellele nagu rohkem. Et see on üks aspekt, millele mõelda, et pigem lasta kellelgi kuskil kaugemalt see pilt siis teha, mida hinnata ja ka pealelõikust, mitte enda nina nagu nende piltide alusel just hinnata enne kõik. Nii, meil on vahepeal tulnud küsimusi. Milline on kõige keerulisem ninaoperatsioon? Sellele küsimusele on väga raske vastata selles mõttes, et ikkagi sellised ulatuslikud deformatsioonid, korduskirurgia, et kus on nüüd ütleme eelnev ninatrauma siis olnud, et ka eelnev operatsioon on trauma ja kus siis seda struktuurset kõhrematerjali, mis ninatipu ja suurema osa nina kujust annab, et kus selle kvaliteet on väga halb, seda on vähe, et ongi, et nina sisuliselt, ninakarkass tuleb ehitada üles kuskilt mujalt doonorpiirkonnast, kõrvalestast, roidest võetud kõhrest. Ja ka näiteks, kus on siis võib-olla sõõrmete ohenemine tüsistusena, on näiteks deformatsioon, kus nina on pisike ja lühike ja armistunud, seda on vaja nagu pikemaks ehitada. Et see on võib-olla, need on kõige väljakutsuvamad lõikused. Nii, meil on veel siin küsimusi. Mis detaile soovivad patsiendid tavaliselt oma nina juures muuta? Jah, et tavaliselt kõige sagedamini ongi kas siis küüru eemaldamine,
ninatipu vähendamine ja siis kõverused, ebasümmeetriad, et neid on kõige sagedamini. Mitu ninaplastika lõikusega patsienti teil aastas umbes on? Ma arvan, nüüd siis nina iluplastikaid, nina esteetilisi plastikaid. Ma arvan, üks 30 ligi või umbes niimoodi. Okei. Minul on küsimused otsa saanud ja hetkel kutsungi teid üles, et kellel on veel midagi kripeldamas, tahaks mõnele küsimusele saada vastuse või võib-olla midagi jäi segaseks ja tahaks, et Eerik selgitaks seda veel kord, siis julgelt kirjutage meile kommentaariumisse, andke teada, me saame sellele küsimusele leida koheselt ka Eeriku abiga vastuse. Ja kellel tekkis siin rohkem huvi, et näha operatsioone siis koos tulemuspiltidega, ja ühtlasi huviga tulla konsultatsioonile, millest ikkagi iga operatsioon saab alguse, siis kindlasti vaadake Health Clinicu kodulehele, sealt näete nii enne ja pärast pilte, kui ka on väga lihtne konsultatsioonile registreerimise vorm ja Eerik, ma saan aru, sinu enda Instagramist näeb ka neid enne pärast pilte. Jaa, et need on ka seal üleval, kui otsida. Ja, just nii, et kui lähete otsite, siis doktor Eerik Luhti kontot, siis näete ka sealt tehtud töid. Ja, et kes on lubanud enda pilte kasutada loomulikult. Just, et ükski pilt ei ole seal ilma nõusolekuta. Hetkel mulle tundub, et meie kommentaariumis ei ole küsimusi juurde tekkinud ja nagu ma ka ütlesin, siis minu küsimused on saanud ka otsa. Nii et kui teil küsimusi veel tekib, kirjutage julgelt Health Clinicule ja saate kontakti ka Eerikuga. Eerik kindlasti vastab heal meelel ja on nõus teid ka konsultatsiooniks loomulikult vastu võtma. Aga suur aitäh sulle, Eerik, et sa meid informeerisid ninakirurgia, ninalõikuste maailmaga ja suur aitäh kõigile teile, kes te oma kolmapäeva õhtu meiega koos siin veetsite. Ma loodan, et saite palju uusi teadmisi ja kordan veel kord, et kui tekkis küsimusi, siis julgelt kirjutage Health Clinicule ja leiame teie küsimustele vastused.